kui me nüüd vaatame seda elukaart, et kuidas peaks siis nüüd inimene inimväärselt elama lapsest kuni eakani, et lastel on Pärnus hästi, nendega tegeletakse, neil on projekte, on igasuguseid tugigruppe, kõike, et noh, kui keegi tõesti ütleb, et meil Pärnus noortega ei tegeleta, siis tegeletakse küll. See on küll väga hästi. Tammistes avati praegu hooldekodu 2 maja. Kindlasti sinna saab vanureid, aga vaja on veel, seal on sama teema. Järjekord. Ja nagu munitsipaaleluruumidega, aga ma räägin, noortel on nagu kõige paremini, ma peaks ütlema. Aga kurb on see, kui ma hakkan mõtlema, et kui mõni memm ja taat Vana-Pärnusse maetakse, siis tal võib see elukaare lõpp olla ilus ja hea, aga kas tal seda hauarahu on? Sest terve see kallas, mis seal on, see vajub ju jõkke kõik. Nii et seal võib-olla isegi ta rahu ei saa. Et kui nüüd lähiajal midagi seal ette ei võeta. Et see on üks väga oluline koht. Ma käin Vana-Pärnu kalmistul palju, mul on omal abikaasa sinna maetud. Ja see ongi ohtlik.